Tere! Selles videos ma tutvustan teile, kuidas aktiveerida oma meridiaani ringi. Aga selle meridiaani ringi aktiveerimisega on veel üks väikene nipp, et kui me läheme teise ajavööndisse, siis me saame ära kasutada seda harjutust selleks, et kiiresti kohaneda uue ajavööndi energiatega, sellepärast et 24 tunni jooksul on iga meridiaan mingil hetkel täisenergias ja mingil hetkel siis madalenergias. Ja kui alustada seda harjutust selle uue ajavööndi sellest kohast, või sellest meridiaanist, mis on parasjagu täisenergias, siis me saame kiiresti kohandada enda keha energiasüsteemid sellele uuele ajavööndile. Praegu on kell umbes 2 ja meridiaani ringi järgi on praegu peensoole meridiaan kõige kõrgemas energias ehk peensoole energia on seal see koht, kust me hakkame seda energiat oma keha energiasüsteemis ringi liigutama. Nüüd seda harjutust me alustame alati ja lõpetame ees- ja tagameridiaani aktiveerimisega. Selleks pane oma käed ette ja taha ja tõmba käed niimoodi siia keskele suu juures kokku. Ehk siin on nende meridiaanide kokkusaamise koht. Ja nüüd lähemegi edasi peensoole meridiaaniga, mis hakkab 5. sõrme välisest küüne otsast. Tule silitades mööda kätt. Ära muretse, kui sa ei ole liiga täpne. Oluline on sinu soov või teadmine, et sa praegu silitad oma peensoole meridiaani. Siin õla taga teeb ta väikese jonksu. Tuleb kõrva alt läbi ja siia ette kõrva siin, kus see väikene nupsukene on. Teine käsi samamoodi. Teeb õla taga väikse jonksu. Tuleb siia põse sarnale ja läheb siia kõrvade juurde. Järgmine on põiemeridiaan. Tuletan meelde veel, et alati iga kord, kui sa teed energiaharjutusi, kaasa enda hingamine ninast läbi sügavalt sisse ja suust läbi välja, sest see aktiveerib sinu energiate vabastamise, energia liikumise. Hapnik on see jõud, mis paneb meie kehas energia liikuma. Nüüd põiemeridiaan hakkab silma sisenurkadest. Liigutad selle energia üle pea. Ta läheb selgroo kõrvalt nii kaugele, kuni sa saad. Nüüd võtad siit selle vastu. Ta teeb siin sellise väikse jonksu. Sellel põiemeridiaanil on ka veel teine liin. Tuled kujutledes seda teist liini ette ja nüüd see põiemeridiaan läheb siin täpselt jala keskelt alla välja, kuni ta tuleb väikestest varvastest välja, tõmmata siit välja. Järgmine meridiaan, mis põiemeridiaanile järgneb, on neer. Neeru meridiaani alguspunkt on siin jalad alla ees väikeses lohukeses. Võtad siit energia ja tood mööda jalasise külgi siit kõhu peaaegu keskelt ülesse ranglunukkide alla, kus on neerumeridiaani lõpupunkt. Võid siin ka väikese sellise koputuse teha, et aktiveerida neerumeridiaani ja läbi selle ka kõik teised meridiaanid taas õiget pidi käima tõmmata. Nüüd neerumeridiaanile järgneb südameisanda meridiaan, mis hakkab siit rinnanipuu juurest, läheb üle õla, üle käe ja keskmisest sõrmest välja, siit peopesa poolt, teiselt poolt samamoodi, tõmbata siit sõrmest välja. Nüüd tagasi tuled mööda kolmiksoojendi meridiaani, mis hakkab 4. sõrme välimisest küljest. Tuled mööda kätt, jooksed üle küünarnuki, üle õla, siit üle kõrva, tõstad üle kõrva, tuled siit natukene alla ja meile kohta. Samamoodi 4. sõrmest üle küünarnuki, tuled üle kõrva, natuke alla ja siia meile kohta. Kolmiksoojendile järgneb sapipõie meridiaan, mis on kõige keerukama kujuga meridiaan. Sa hakkad siit liikuma meelekoha ja silma vahelisest sellisest nurgast või luunukist. Teed siin sellise väikse aasa, siis liigud siia
alla kõrvade taha. Ühe korra tuled ülesse veel. Ja nüüd veel nagu kitsamalt või pea keskosa poolt liigud alla. Võtad nii kõrgelt, kui saad siit kinni. Ta teeb siin ees sellise väikse jonksu ja siis veel ühe jonksu. Ja ta läheb täpselt mööda seda külge, jala külje nii-öelda püksilampassi läheb alla ja tuleb välja 4. varbast. Tõmbata siit vopsti välja. Üles hakkab ta tulema mööda maksameridiaani, mis on siis suure varba nii-öelda välimised servad. Tõmbad ülesse, jälle mööda jala sisekülgi. Tõmbata siia ülesse ja siis maksameridiaan lõpeb siin rinnaku all osas. Edasi järgneb kopsumeridiaan, mis hakkab ranglu alt ja läheb mööda sisekülge, käe sisekülge, tuleb põidlast välja. Samamoodi teiselt poolt põidlast välja. See energia liigub edasi jämesoolde, mis on esimese sõrme siis nii-öelda põidlapoolne nurk. Tuled sellega siit käe pealt, jooksed üle õla, tuled siia suu kohale keskele kokku ja liigud nina külje peale. Sama teiselt poolt. Tuled siit suu keskele kokku ja liigud siia nina külje peale. Nüüd jämesoolele järgneb mao meridiaan. Selleks paned käed siia silmade alla. Teed sellised ringid näo eest, tuled otse alla. Tõmbad siit natukene laiemale energia. Tuled siit niimoodi alla ja lähed välja teisest varbast, mis on suure varba kõrval. Ülesse tuled mööda põrna meridiaani, mis hakkab suure varba siis sisemised või keskmised pooled. Tuled ülesse, jooksed siia kaenla alla. Ja lõpetad siin umbes peopesa jagu allpool. Edasi on südame meridiaan, mis hakkab siit kaenla aluse nii-öelda siis kaenla alt, jah, liigud mööda käe sisekülgega siit alt ja tõmbad sõrmedega siit 5. väikese sõrme seesmisest küljest välja selle. Ja olemegi jõudnud ringi täis. Taas lõpetame siis selle peensoole meridiaaniga, kus me alustasime. 5. sõrme välisküljelt. Liigud, teed siin väikse jonksu, tuled siia põsesarna ja lähed ülesse. Liigud, teed siin väikse jonksu õla peal, liigud siia põsesarna ja siia kõrvanibusse. Ja harjutuse lõpetad alati selle ees- ja tagameridiaani nii-öelda energia sulgemisega, kuhu kõik meridiaanid omavahel kinnituvad. Siis üks asi, mida veel praegusel talveperioodil oleks võib-olla väga hea teada, et ennast aidata, kui meid hakkab kimbutama nohu või kõha. Kui need esimesed ilmingud ilmnevad, siis nohu ja kõha on alati seotud jämesoole ja kopsu energeetikaga ja toksiinide väljutamisega. Aga kui meie kehas on palju toksiine, siis need meridiaanid, jämesool ja kops on teatud mõttes juba häires ja nad ei suuda võidelda väljast tulevate lisabakteritega, lisatoksiinidega. Üks siuke vahva harjutus on, et sa paned oma sõrmed risti niimoodi, et tõstad 3. või keskmise sõrme siis üle teise sõrme, tekitad sellised ristid ja paned selle keskmise sõrme siia nina kõrvale, kus on jämesoole meridiaani lõpupunkt ja hoiad mõne aja. Et seda veel efektiivsemaks teha, siis võid oma põidlad viia siia rangluude alla, kus on kopsu meridiaani alguspunkt ja tekitad niimoodi kogu metallielemendis oleva energiasüsteemi sellise toetuse aktivatsiooni, et nii kops kui jämesool suudaksid kehas olevad toksiinid välja viia
ja taas normaalselt töötada. Alati hinga nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Võid seda hoida täitsa sihukese mõõduka aja, mitu minutit või kui sa nii kaua vastu pead. Ja samamoodi võid alati aktiveerida läbi põrna oma kehas olevate toksiinide väljutust. Suur tänu vaatamast. Need olid harjutused, kuidas aktiveerida oma energiasüsteemi meridiaanide tasandil, kuidas toime tulla lennuväsimusega ehk jetlag'iga ja kuidas siis praeguses heitlikus ilmas toetada oma immuunsüsteemi, oma energiasüsteemi selliselt, et me ei jääks nohu ega kõhaküüsi. Suur tänu!